Jaa, no selles mõttes selle sama pärast, millest me tegelikult võib-olla isegi natuke alguses alustasime, eks see kogu see stressi manageerimine ja nii-öelda stressile vastupidavus ongi väga olulised, sellepärast, et maailm ei muutu mitte kuidagi lihtsamaks. Kuidagi see kõlab drastiliselt, aga mis see on reaalsus? Et nii ongi, et see AI juba tekitab nii palju segadust, ma arvan, tulevikus. Ja. Et sa ei tea nagu täpselt. Et see strong mind on oluline, aga ikkagi ma selle strong body juurde tulen ka, et see on ka ikka oluline. Selles mõttes, et kui su keha on päriselt nagu tugev või kui me räägime just sellest strengthist, et mitte nagu see, et kui suur su biitseps on, eks ole, aga et kui palju sul on kehas tugevust, no siis see on otseselt nagu annab pikka iga juurde. Ja kui see nii-öelda tugev keha annab sul pikka iga juurde, siis ta annab sulle ikkagi kõvasti elukvaliteet, eks. Et siin on nagu mõttekoht, et me elame küll väga kaua, eks ole, tänu meditsiinile, võrreldes 100 või 200 aastat tagasi, aga et ma usun, et mitte keegi meist ei taha see mingi viimased 20 aastat või 15 aastat või 10 aastat elada nagu probleemide sees, eks ole. Et see nii-öelda see tugev keha on ikkagi ka oluline. Aga jah, ma olen nõus, et lõppkokkuvõttes mängib rolli väga palju kohanemisvõime ja see, et kuidas sa suudad seda nii-öelda pingeseisundit manageerida, stressi manageerida, eks ole, ja kuidas sa suudad sellest läbi tulla, sest et see on nagu elu. That's life.